Audrus. Järjekordne teisipäev. Aga täna on natuke teistsugune teisipäev, sest et mulle tehti rajakoolitus. Ja sul on uued rehvid. Ja mul on uued rehvid. Valgete kirjadega. Enam ei ole nendest alles väga. Millest ei ole mitte midagi alles enam. Ühesõnaga tõstsime autot kõrgemaks. Mingi... 5 senti umbes. Jaa. Ühesõnaga see auto on põhimõtteliselt tavakõrguses nüüd. Kõikidest lammavatest saab üle. Aga koopasse käib ikka. Sest rehv on lihtsalt nii lai. Jaa. Mis sa targemaks said? Ma sain... Selles mõttes ma sain kinnitust nendele asjadele. Mida ma arvasin, et ma valesti teen. Aga samas ma ei teadnud, kuidas neid paremini teha. Ehk siis mul oli see probleem, et ma ei julgenud rada üleni ära kasutada. Ehk siis raja äärtesse minna õigetes kohtades. Ja siis ma sõitsin põhimõtteliselt, kuna Robin ütles mulle sama asja, et ma ei sõida nagu rada, ma ei kasuta rada tervenist ära, siis ma olin nagu, okei, fine, ma siis lähen sinna äärde korraks ja siis keeran teravalt välja. Ehk siis ma sõitsin nagu kõik kurvid suht kandiliseks ja siis Tenel üritas seda veits paremaks saada. Ja see nipp oli selles, et sa mõtled kogu aeg nii-öelda ühe sammu ette, et sa ei jälgi nagu pingsalt seda kurvi, kus sa oled, sellepärast et siis, kui sa järgmisse kurvi jõuad, siis sa põhimõtteliselt oled juba lost. Ehk siis sa kogu aeg nagu mõtled veits ette ja siis kogu see sõit muutub nagu sidusamaks. Ja siis, kui ma seda lõpuks proovisin, siis tuli nagu välja ka. Aga no üldiselt, me alguses mõtlesime, et me tuleme täna ja sõidame alla 1.40. Aga lõpuks me saime aru, et see vist ei ole väga tehtav, sest et väljad on nii suured, et see mootor lihtsalt väga palju ei jaksa nagu rohkem vedada seda. No ilmselt see on tehtav väga kõvasti kogenenuma sõitja käes. Nagu Tenel ütles, et tema ka ilmselt ei sõidaks selle autoga alla 40. No just, et nagu alla 1.40 selle autoga on saada suht raske. No. Ja siis Tenel ütles, et meil on see käigukang on nagu veits liiga lühike. Seega mul tekib see probleem, et kuna need istmed ei hoia mind väga kinni, ehk siis nad on suht laiad minu jaoks, siis põhimõtteliselt minu küünarnukk jääb vastu seda külgpatti käima ja siis ma mingi üliveidralt kuidagi tõmban seda käigukangi, ehk siis ta soovitas pikema kangi panna. Aga see mure on meil tegelikult juba põhimõtteliselt lahendatud. See lahendus on meil kodus köögi laua peal. Isteasendise panime ka paika. Pluss ta näitas nagu siukse nipi, et alguses lased nagu istud veits tähe poole, tõmbad turvavöö lukku ja siis tuled üles poole ja siis see on nagu uutel autodel on see sadomaso mood, mis tõmbab seda turvavööd veits kinni, et saab nagu selle autoga ka seda teha ja siis on palju mugavam istmes olla, kui sa oled nagu kindlalt kinni seal. Et see oli ka good pro tip. GoProga meil on iga kord minu arust mingi pull, sellepärast et see kas kukub ära, saab tühjaks või ei salvesta või no ühesõnaga alati suudab selle GoProga mingi jama tekitada. Ehk siis seekord meil vist ka ei ole GoProst väga palju materjali. Aga lisaks on siin videos mannergud, et me
käisime seekord teist korda siis Mannergul oma EU36-ga. Och den har vi cykelpumpen. See ei taha tulla väga jätkune. Eelmine kord, kui me Mannergutel käisime, siis see auto, ta sõitis lõpuni. Mida me seekord siis tegime, plaanisime üle vaadata rehvid, et kas neil on veel piisavalt mustrit, pidureid me ei vaadanud, aga piduritega oli see, et eelmine kord me vaatasime, et on normaalsed pidurid, vahetama ei hakka ja terve üritus sadas, seega pidurid väga ei kulunud. Ja siis me seekord ka ei vahetanud pidurid. Diffrit me otsustasime ka mitte vahetada, sellepärast et me eeldasime, et on vihmane ilm ja et siis ei ole vahet ja me ei raatsi sinna alla seda raha panna. Küll aga eelmine kord, kui me läksime tehnilisse kontrolli, siis tuli välja, et meil on vaja üks õõts ära vahetada. Saime uue õõtsa, vahetasime koha peal ära ja nüüd enne teist üritust siis avastasime, et üks tabikakont oli kas lahti tulnud või kinni panemata jäänud sellest õõtsa vahetusest. Küll aga see ei lahendanud seda probleemi, miks meie auto vasakule ei keeranud. Siis me lõpuks tuvastasime probleemi, et meie vasak esiamort oli kõver. Saime siis linnast uue amorti, käisime linnas, läksime tagasi, see amort oli ilma vedruta, vahepeal Taur oli siis võtnud selle vedru vana amorti küljest ära. Parim oli see, et kuna tegu on A-autoga ja A ise oli sellel ajal Tartus motoshow'l, siis me lihtsalt tegime tema garaažis asju ja vahepeal konsulteerisime temaga. Ja siis, kui me küsisime A käest, et kuule, et meil oleks vaja seda amordivärki vahetada, et kas sul vedrutõmmitsed on, siis A ütles, et vedrutõmmitsed on täiega eilne teema, et tema teeb seda tõstukiga. Tal oli tõstuki külge mingid kõrvad keevitatud ja siis põhimõtteliselt need läksid sinna vedru peale ja siis sellised surusid tõstukiga seda alla. Ütleme nii, et see ei olnud väga turvaline viis, kuidas seda teha. A väitis, et see on palju turvalisem kui vedrutõmmitsetega selle tegemine. Kutid proovisid mingi 2 tundi. Kui esimesed vigastused tulid, siis me lõpetasime selle meetodi katsetamise. Siis me läksime linna, saime vedrutõmmitsed. Järgmine hommik läksime mingi megavara sinna uuesti kohale ja üritasime siis vedrutõmmitsetega seda vedru sinna peale saada, mis ei õnnestunud. Mille peale lõpuks siis me keerasime lihtsalt mingi teise 36 pealt selle teise amordi ära ja vahetasime siis Mannergu omaga ära. Nagu uus. Robin on juba kostüümis, et kui see saagikoristuse välimus. Mina kui kartulifarmeri järeltulija tean seda. Tegelikult on aega, et meil on varuga. Siit me oleme poolel teel Pärnusse. Jah. Ja vaatame, mis veid näitab. Aga ütleme, kui midagi rohkem ventiks ei lähe, siis siit kuni sõitma hakkamiseni on meile käima katsud aastat. Küll ta läheb. Ja siis me läksime Mannergule. Tehnilises kontrollis, muidu oli kõik nagu titi-miti, aga kuna seekord, sügis on varem läheb pimedaks ja sõit kestis 6 tundi, siis sõidu lõpp pidi toimuma juba hämaras. Seega nad tahtsid, et meil põleks tagumine tuli, aga meil üks tagumine tuli lihtsalt ei põlenud. Mille me lahendasime lihtsalt sellega, et me vedasime mingi juhtme otse sinna tagatulesse, et meil oleks vähemalt gabariit olemas. Üritus läks mõnes mõttes oodatust paremini, sellepärast et vihma ei sadanud, mis aga tähendas seda, et kiirused olid suuremad, ajad olid väiksemad, aga pidurid kulusid rohkem. Ütleme nii, et esialgu, kui me sõitsime esimese ringi nii-öelda igaüks, me tegime 20 minuti kaupa, siis see esimene vahetus oli siuke natukene märg asfalt veel, selles mõttes hommikust siuke suht niiske oli. Ja siis peale seda esimest vahetust see nii-öelda hakkas ära kuivama
ja siis läksid ajad ka kohe lühemaks. Ma arvan, et see oligi vist 3. vahetus, kui meil lõpuks siis kadusid pidurid täitsa ära. Ma mäletan, kui mina 3. korda läksin autosse, siis ma tegin ühe ringi ja ma sain aru, et ma ei taha ilma piduriteta autoga sõita. Sest ütles, et nagu see rada oli sõidetav nagu ilma piduriteta ka, aga teistmoodi. Ja siis põhimõtteliselt me katkestasimegi 2 tundi enne ürituse lõppu siis või selle sõidu lõppu. Sellepärast, et meil ei olnud pidureid. Ja me pidime veel sõitma Pärnust Võrbolasse. Õnneks meil oli autos hüdrokässar, mille abil siis sai koju sõita. Reina lasi üle, sellepärast, et ta ei tead, kus ma seisma saan. Muidu oli selles mõttes, tegelikult see üritus oli isegi ägedam või huvitavam kui eelmine, sellepärast, et eelmine kord sadas terve üritus padukat ja kiirused olid hästi väiksed, keegi midagi hullu ei teinud seal, et okei, Aao käis vahepeal driftimas, mille eest me saime hoiatuse, aga muidu nagu mingeid õnnetusi väga ei olnud. Seekord ikka nagu pandi veits kõksu ka ja üks auto käis üle katuse. Ühel autol tuli ratas alt ära mingi hetk. Mis oli äge, oli see, et seekord oli nagu rohkem vaeva nähtud kogu selle stiili poolega. Kui me eelmine kord käisime, siis me saime teise koha nagu stiili auhindade reas siis või et ja meil olid lihtsalt sinised tunked ja mingid vuntsid ees enam-vähem. Me olime Super Mariod. Aga seekord, ma arvan, et isegi me seekord ei teinud mingit stiilivärki väga. Me läksime lihtsalt sõitma. Aga isegi kui meil läks seekord, ma arvan, see Super Mario outfit on, siis meil läks olnud üsna lahjad seal nagu mingite meeskondade kõrval. Et seal oli ikka väga palju vaeva nähtud autode disainimisega ja meeskondade stiiliga ja selles mõttes oli väga äge. Ja, kuidas on? Hirmus on. Vahepeal veel toimunud on see, et Becky, Robini talveauto, läks East Coasti. Saab seal enne talve väiksed nipet-täpet uuendused, parendused ja golf on müügis. Ostke golf ära. Rajahooaeg on igatahes nüüd läbi. Rajavideosid mõnda aega ei tule. Selle eest on meil plaanis igasuguseid muid asju autoga, kuldse bemmiga ja teiste autodega. Et ma arvan, et videosid tuleb ikka ja tuleb lihtsalt muudest asjadest. Ja seega, ma ei tea, ma panen alla lingi, ma panen alla Mannergute loo lingi, ma panen alla TT Motorspordi lingi, kes tahab ka Tenelilt rajakoolitust, siis kindlasti võtke ühendust. Hästi tore kutt on. Ühesõnaga, nii ongi. Bye! Jah, ma ütlen, mul on ükski asi ära lennast praegu. Mõtlen ausalt, me ei saa ka aru, kuidas see on nii, et nagu et ei lähe. Ala, lähe mulle ettevaatlik. Ole ettevaatlik. Toon kiivri. Nüüd läheks. Mis te kiirta? Ma ütlen, te olete selle kuidagi ära suutnud suruda, vaata. Ja see vähe surnud. Selle kõver, ma ei tea, kuidas. Ma rääkisin sulle telefonist seda sama asja. Et keeras läbi. See oli ainult asi, mida me teinud, siis me oleks isegi võib-olla tehtud saanud selle. Me jõudsin täpselt sama kaugele. No, siis teil oli peaaegu valmis. Noh, idekas. Oht on möödas. Seda ei saa tavaliselt tõmmitsategi igaks kokku, nii et võid nagu suht raudidada. Võite sõitma sinna selle koos.